Hei armas, on jälle esmaspäev ja nädala sõnumi valimine. Täna valin kanaldatud valguse sõnumite kaardide järgi 3 kaarti sulle, mida ütleb universum sulle selleks nädalaks ja mitte ainult selleks nädalaks, vaid antud ajaperioodiks. Ehk siis hetkeks, ehk siis olevikuks. Ja olevik ongi mingisugune ajaperiood. Nii, valisin juba 3 kaarti ära, sellepärast, et hoida aega kokku, sest teen juba 3. salvestust ja just sellepärast, et maht oleks väiksem, sest Canvasse ei läinud nii suure mahuga salvestused üle. Et üritan siis saada samasugune info sellesse salvestusse. Nii, ja 3 kaarti, mida ma valisin, on sellised imelised kaardid, millele on taga kanaldatud sõnumid. Ja küsimus oli kaardite valimiseks kuidas saada hakkama maatrikssüsteemi mõjutustega. Nendest mõjuvallast välja saamiseks ja hakata elama vabana, kõrgemas teadlikkuses ja kõikvõimalikkuses. Ja ikka olla iseenda elu looja. Nii, et maailm ja elu selles meie reaalsuses on sellises pöördelises ajaperioodis, kus illusioonikütked vaikselt lagunevad ja üha rohkematele inimestele jõuab nende teadlikkusesse informatsioon, kes nad on, milline võimekus neil on, milline tegelik tõeline reaalsus peaks neil olema või on ja kes nad tegelikult on ja kui võimsad valgusolendid nad on. Nii et maatrikssüsteem teeb kõik selleks, et see ei saaks olla reaalseks sellest süsteemist välja tulemine. Sest inimesed on selles maises maailmas loodud maatrikssüsteemile energiat tootma. Ja sellest ei taha maatrikssüsteem ilma jääda ehk loobuda. Ja kuidas välja tulla sellest manipulatsioonist, on keelduda reageerimast. Sest iga reageeringuga lood saab mingisugused emotsioonid, millega pärast tuleb sul tegeleda ja mille läbi saab maatrikssüsteem mõjutada, sind alla tõmmata. Nii et universumi poolt on sõnum selleks, et saada elada enda elu ja luua enda elu ja olla süsteemist väljaspool ja mõjuvallast väljaspool, on esimene kaart selline sõnum, et sul on kosmilise valguse energiat abi. Oled armastatud ja hoitud, väärid heaolu kõiges. Nii et universum ütleb, et sul on kõik olemas. Sul on kaitse, sul on abi, sul on heaolus elu, võimete kohane. Kui teine kaart on toetuseks, ütleb, kui sa usud armastuse jõudu ja väge. Armastus on ülim valguse energia, armastus on loomejõud, armastuse puudumisel võid haigestuda, tõsta ennast teadlikult armastussageduse tasandile ja keskendudes hingamisele, täida ennast armastuse valgusega. Kui sa oled teadlikult armastuse kehastus maises plaanis täidetud ja täidad ennast armastuse valgusega ja tõstad ennast teadlikult kõrgemale sagedusele, siis oled sa maatrikssüsteemi mõjuvallast väljas. Ja maatrikssüsteem ei hakka raiskama enam sinu peale enda aega, et sind mõjutama hakata. Sest kui sa juba keeldud reageerimast 1, 2, 3 korral ja oled tema mõjuvallast väljas, nagu ütleme põrandalt kapi peal, siis ta ei nii-öelda nagu ulatugi sind mõjutama, seda enam, et raisata selle jaoks aega. Oma energiat raiskamatuse peale ei hakka ja sa saad rohkemat hakata ise oma elu looma just selliseks ja selliste vahenditega, mis sa tahad, sest armastuse valguse teadlikkus on pääsetee. Ja ole selles teadlikkuses, saad sa vabaks kõigest maatrikssüsteemi nii-öelda mõju asjadest. Lisaks tuleb sul teadvustada,
et valgus ja armastus on kõrgema sageduse ja kõrgema mõtte kooslusele loodud valguse muster, mis plahvatuse lahvatusena lahustab ära mis iganes olukorrast, teemast, sinust endast, terviseprobleemist, kõik madala negatiivse ja alla tõmbava ja loob juhtetee imeliseks sinu nii-öelda healuseluks ja tervenemisse. Nii et sina oled valgus ja sa oled kõrgsageduslik valguse olend, puhas valguse nektar. Ja usalda ja usu seda. Ja kolmas kaart ütleb seda, mille läbi sa saad siis seda kõike luua, et sa oled mõjuvalast väljas, elada heaolus, terve olla, teadlikkuses, enda olemisest kõik võimas valgusolend, loojana oma elus. Selle sõna otseses mõttes, usalduses ja uskumises iseendast ja oma jõust ja väest ning saada vabaks siis selleks maatrikssüsteemi illusioorsusest. Nii et kolmas kaart kinnitab sulle, et otsusta, et sinu maailmas on rahu, tasakaal ja armastuse seisund. Ütle endale, olen püsivalt harmoonias. See tähendab seda, et universum ütleb ka, et sinu otsus loob. Sina oled looja olemus. Ja ta kinnitab sulle, et ainult sinust endast oleneb see, milline on sinu elu, milline on sinu reaalsus. Nii et me elame nagu unemaailmas ja une ajal liigume ringi astraalis. Kumb on tõeline, kumb on nii-öelda nagu petekas, seda saad sina otsustada. Ja sinul tuleb nii-öelda enda sisemusest oma hingega ühinedes saada kätte see tõde, mis on sinu elu nii-öelda nagu reaalsuse tõde, mis on tõeline. Nii et väljudes maatrikssüsteemist võib-olla hakkad sa meelde jätma ja meenutama seda, kus sa öösel ringi astraalis lendad ja võib-olla siis mõistad, mis on tegelikult tõeline. Nii et meenuta, tuleta meelde, tõsta ennast kõrgemasse teadlikkusesse ja sa ühined kogu oma olemusega, oma tegeliku võimsa valgusteadliku valguse olemusega. Telli kanalit, liitu toetamaks minu tegevust YouTube'is ja valgust armastust sulle.